27. juuli, laupäev. Meeste eraldi stardi olümpiapoodium peaks olema juba selge teile hommikul. Mina ennustan, et poodiumil on Wout van Aert, Remco Evenepoel ja Josh Darling. Mis järjekorras, seda ma öelda ei oska, aga ma arvan, et need 3 meest on poodiumil. Homme hommikul näeb või hommikul näeb. 27. juuli, nagu ütlesin, laupäev, startisin soolomatkale. Pikalt mõtlesin, kas videot teen. Aga Mann ütles, et mõtle, kui minu vanuses ükskord Stenil oleks äge vaadata, et millega ta isa tegeles ja mis mees isa oli. Ja see kõnetas. Ehk siis, nagu näha, teen videot jälle. Ja et videod ei oleks niisama minu möla ja loodusvaated, siis otsustasin endale omaselt natukene siia sisu tuua. Ja üks aasta tagasi panin siis kirja oma põhiväärtused. Targad inimesed on öelnud, et õnnelikuks olemist ei maksa taga ajada või et seda ei saagi taga ajada. Õnnelikuks olemine või õnnelikkus on meie sees kogu aeg olemas. Ja tõeliselt õnnelikud saame me olla siis, kui me elame enesega kooskõlas. Ehk et kui me mõtleme lõpuks endasse vaadates välja, mis inimesed me oleme, kes me oleme, mida me armastame, mis on meie väärtused ja nende järgi elades, siis me olemegi õnnelikud. Ja kokku sattumust 5 sõidupäeva on plaanis see aasta. Ja mul on kirjas või enda jaoks pandud kirja ka 5 põhiväärtust. Ehk et iga sõidupäev keskendungi siis eneses ühele oma väärtustest. Et iga päev siis püüangi ühe väärtustest siia videosse enda jaoks lahti mõtestada. Et oleks nagu sisu ka. Täna keskendun siis sellisele väärtusele nagu lihtsus ja lihtsustatus. Need väärtused ei ole kindlasti mingis prioriteetide järjekorras, mis ma nendesse videotesse panen. Pigem selles mõttes, et kuidas nad loogiliselt voolavad. Kõigepealt pean ära ütlema, mis asi see lihtsus ja lihtsustatus ei ole. Ma arvan, et 5-6 aastat tagasi äkki jäi mulle ühes Fred Jüssi intervjuus kõrva selline lause. Ma parafraseerin, ma ei ole kindel, et ta täpselt nii ütles, aga kõlas midagi niimoodi, et lihtne ei tähenda labast. Tookord ma ei saanud sellest väga hästi aru, aga tundus nii oluline, et see kirja panna. Täna ma arvan, et ma mõistan seda juba oluliselt paremini. Et siis lihtne ei tähenda labast. Lihtne ei tähenda kindlasti ka minimalismi. Ehkki minimalismi komponent on seal sees täitsa olemas. Samamoodi ei ole lihtne kerge. Küll aga on seal olemas teatud kergus. Ehk et asju tuleb teha kergusega, elu tuleb võtta kergusega. Ka raskeid asju, ka neid asju, mis ei ole meie kontrolli all, ka neid sündmusi, mis juhtuvad meist olenemata põhjustel. Aga see kergus
on oluline. Lihtsus ja lihtsustatus siis. Algas see muidugi oma riietekappi puhastusega juba aasta tagasi. Järgnesid igasugused muud mõtted, rutiinid. Selle aasta kevadel müüsin ära oma auto, oma Audi. Kõik inimesed küsisid minu käest, et aga see oli ju sinu unistuste auto. Minu unistus oli omada kunagi S-Audit. Minu unistus ei olnud kunagi sõita selle Audiga elu lõpuni. Ja oma lihtsustamise protsessis ma sain aru, et kallis auto toob endaga kaasa omajagu muret ja probleeme. Ehk siis võtab ära selle kerguse elamisest. Kas või sellised lihtsad asjadki, et kardad, et või tuleb hirm, et äkki keegi varastab ära või et äkki keegi lööb mõlgi või täkke, mis iganes. Et sellised asjad võtavad ära kerguse. Lihtsusest ja lihtsustatusest veel nii palju, et hästi palju on sellest sellist klassikalist Eesti talupoja mõistust. Lihtsad sirgjoonelised lahendused, ei mingit ülemõtlemist. Kõige õigem lahendus on alati reeglina see, mis tuleb esimesena intuitiivselt. Et mitte hakates liigselt üle mõtlema. Ma räägin siin sellistest tüüpilistest eluotsustest. Ja lihtsuse rutiinis peitub ka vabadus, mis võib-olla kõlab natukene ebaloogiliselt, et kuidas on rutiin vabadus. Aga kui sa tead mingeid asju, kui sa teed mingeid asju nii, nagu sa neid teed, siis see vabastab mõtte, energia muudeks asjadeks. Sa ei pea nende peale enam mõtlema. Sa teed neid asju nii, sest sulle nii sobib ja sulle nii meeldib. Ja saad oma jõu kulutada muudele asjadele. Ja jõuangi selle lihtsuse ja lihtsustatuse väärtusega oma selle aasta matkani. Minu esialgne plaan oli sõita rattaga Oandusse, sealt mööda RMK matkateed Iklasse ja siis läbi Läti koju. Ja teha analoogselt oma üle-eelmise aasta matkaga. Palju metsas müttamist ja telkimine ja kõik muu selline. Aga siis ma hakkasin nagu mõtlema, et mis on minu jaoks tegelikult oluline või mis mind päriselt nagu köidab. Kas mind köidab telkimine, kas mind köidab rattaga sõitmine, kas mind köidab see väsimus ja rassimine. Ja ma sain aru, et mind tegelikult köidab peamiselt ikkagi rattaga sõitmine ainult. Ma tahan sõita, ma tahan näha, ma tahan sõita läbi looduse, aga siiski sõita, mitte ratast tassida. Ja see tegi minu jaoks jälle otsustamise üsna kergeks. Et selle aasta matka puhul ma siis tegin trassi ümber. Hetkel sõidan Jõgevale. Nagu näha, siiski ikkagi mööda väikseid kruusateid. Aga tänase öö ööbin Coopi hotellis ja järgnevad ööd ööbin ka sellistes Airbnb majutustes. Puhtalt sellepärast, et oleks kerge, et ma ei peaks muretsema pesemisvõimaluste pärast. Minu tagumik on mu Achilleuse kand. Et mingi nahaprobleem, mis teeb pikalt sadulas istumise problemaatiliseks, et ma pean saama ikkagi korralikult ennast pesta. Lisaks, kuna eesmärk on sõita, siis on päevadistantsid üsna
korralikud. Ja selleks, et kestaks, on vaja normaalselt taastuda, magada normaalses voodis, süüa normaalselt. Ja jällegi, et oleks see kergus, et oleks see flow, et ma saaks sõita, sest rattaga sõitmine on see minu meditatsioon, see, kus mul mõte läheb käima ja pea tühjaks. Mis veel lihtsuse juurde kuulub? Lihtsuse juurde kuulub ka see, et väga lihtne on elada ilma sotsiaalmeediata. Ei ole mingit FOMO, ei ole seda välise tagaajamist, ei ole seda pidevat võrdlusmomenti teistega. Kerge on olla mina ise. Siis nagu ma rutiinist juba mainisin, siis üks rutiin, mis ma enda jaoks olen loonud juba aasta algusest, ehk siis üle poole aasta. Ma sisuliselt söön iga päev samu sööke. On üsna sama hommikusöök, üsna sama lõunasöök, üsna sama õhtusöök. Ma ei pea poes või kodus mõtlema, mida ma nüüd söön, mida ma teen. Mul on täpselt paigas, mida ma teen. Ma teen endale hommikuks söögi kaasa. Mul on iga õhtuks endale tehtud sama söök. Ja lõuna ajal ma tean ka täpselt, mida ma alt koopiletist endale ostan. Et oleks jälle lihtne ja kerge. Või et oleks lihtne ja et oleks kerguses võimalik olla. Lisaks see võimaldab täpselt reguleerida ka seda, et mida ma söön, ehk siis kui rääkida lihtsusest ja kergusest pereelust, siis ka siin ei pea olema keerukad lahendused. Väga lihtsasti on võimalik koos aega veeta, väga lihtsasti on võimalik teineteisele toeks olla. Meie peretrikk viimased nädalad on olnud see, et meil on kohvikuteidid, näiteks Viljandis või Põlvas. Et mina sõidan rattaga ringiga kohale, Mann tuleb autoga, saame kohvikus kokku, teeme saiaksed, kohvid, söögid ja siis sõidame koos autoga tagasi. Lihtne, aga mõnus kvaliteetaeg. Ja selle lihtsuse juures ongi, et oluline on ju tegelikult see koos veedetud aeg, need sisukad vestlused, mis ei piirdu ainult mingite logistikateemadega. Et see on see, mis ühendab ja see on see, mis toidab seda armastust. Korras kõrvale hüpates, siis leidsin mina siit laeva koopi juurest kellegi tantsukingad. Vaat nii, on olnud vist kõva pidu. Kingad on jalast võetud ja unustatud. Mina aga tankisin endale saia, jäätist ja värska vett. Taaskord väärtuste juurde, lihtsuse kerguse juurde. Tugevas vastutuules on eriti lihtne rääkida kergusest. Aga mis ma tahtsin öelda on see, et nende matkadega seoses
et isegi kui pundiga matkad oma kõige paremate sõpradega, siis ikka seal sa ei saavuta sellist kergust nagu üksinda olles. Tahes-tahtmata igaühel on omad väiksed kiiksud, omad soovid, omad mõtted, omad tahtmised ja enda teiste järgi painutamine, isegi kui sa teed seda teadlikult või mitte teadlikult, on väsitav, eriti kui matk ise on füüsiliselt väsitav. Seetõttu selline üksinda matkamine mulle sobibki paremini. Ja huvitav või kummastav on ka tegelikult see, et kui lihtsuses peitub minu jaoks selline võlu ja selline võlu ja köitvus, siis sageli teiste jaoks tundub see natukene hirmutav või ma ei oskagi öelda, ebamugav pigem ütleks. Et isegi kui mul on kõik paigas ja kontrolli all ja rutiinid, siis teised kipuvad selles suhtes ennast natukene ebamugavalt tundma, kuigi neile sellega mingeid kohustusi ei kaasne või minu lihtsus ei sunni neid millekski otseselt painutama. Aga Mann jagas mulle siin just kas eile või üleeile ühte Mel Robbinsi intervjuud ühes podcastis, kus minu jaoks nagu klikkis. Kus Mel Robbins ütles, et me ei inspireeri teisi inimesi, me vastandume. Ja sageli on see, mis muutused meie endas ette oleme võtnud, teistele ebamugavad seetõttu, et võib-olla on miskit, millesse nad iseendas ei soovi väga vaadata. Ja siis sinu muutus tekitab neis ebamugavust. Ja selle asemel, et endaga tegeleda, on lihtsam vastanduda, lihtsam tekitada vastuseisu ja proovida sind painutada. Sihuke mõttekäik oli tema poolt ja klikkis minuga üsnagi. Jälle korraks väärtuste juurest ära hüpates. Meil oli siin Manniga üks road trip mõned nädalad tagasi, esimese puhkuse ajal. Külastasime Eesti kõiki maakonnakeskusi ja proovisime leida Eesti parimat kaneelisaia. Panime need kõik kenasti tabelisse ja sai üsna korralik tabel. Aga mingid kohad jäid külastamata. Ja nüüd ma olen järgupidi, või me oleme koos proovinud järgupidi, ja siis ma täna olen mingeid kohti külastanud. Ma olen täna juba söönud 3 või 4 kaneelisaia. Just lõpetasin Tüümianist ostetud kaneelirulli. Oli väga hea, sai hindeks 5. Kuigi oli mul juba taskus siin paar tundi loksunud või 2-3 tundi loksunud. Ikkagi oli täitsa tore. Ja Eesti üks parimaid kaneelisaiu, üllatus, on ikkagi Elvas. Nii et tulge Elvasse. Aga kust ma tean, et see lihtsus ja lihtsustatus või ka järgmised põhiväärtused on need, mis on päriselt minu põhiolemus ja
ja need, mille järgi mul on hea, lihtne või kerge joonduda. Kust ma tean, et see ei ole mingi järjekordne egotripp või egotrikk või järjekordne mask või järjekordne soov olla keegi, kes ma pole. Mingi apiil on seal taga. Siis lihtsuse ja lihtsustatusega on tegelikult hästi selge mul enda jaoks. Esiteks mulle väga meeldivad rutiinid. Mulle päriselt tundub endale, et rutiinis ongi vabadus. Mul on oluliselt parem ma olen oluliselt lihtsamini kerguses. Siis ma väga armastan sirgeid, lihtsaid ja konkreetseid lahendusi. Mulle meeldib oma töös keerukaid probleeme lahendada, neid lihtsateks tükkideks lüües, leida lihtsad ja loogilised lahendused, mitte üle inseneerida, vaid teha nii, nagu oleks hea. Et selle lihtsusega ma ise tunnen küll, et mul päriselt on oluliselt kergem olla ja oluliselt õnnelikumaks teevad mingid otsused, mis ma olen teinud sellest väärtusest lähtudes. Et see ongi üks selline lakmuspaber, mis näitab, et asi on õige. No ja hakkangi siis tormipilvede taustal ja ees ilmselt sadava vihma juures jõudma siis oma tänasesse sihtkohta Jõgevale. Peaaegu 5 tundi peaaegu sõidetud. Ma ei tea, kas tuulemühinaga mingit juttu ka peale jääb. Aga väga mõnus päev on olnud. Väga palav päev. Siin vahepeal näitas rattakompuuter mingi 35 kraadi. Aga saan hakkama. Tegelikult on kõik väga äge. Vaikselt hakkab see matkarütm. Seekord vist natuke varem tulema. Et ei ole seda kiirustamist ja rabistamist. Vaid võtan nii, nagu on. Aga selge. Vaatame, kas õhtul veel Jõgevalt mingi lõiguke tuleb siia otsa või ei tule. Kui ei tule, siis näeme homme.